No tere kõigile, Hõbekunn siin. Täna on siis 16. aprill 2024 aasta, kell on 8 hommikul, väärismetallide turud on avatud ja mõtlesin, et räägiks jälle natukene, mida väärismetallid teinud on. Kuna mina isiklikult olen väga suurt usku väärismetallidele, siis ma loodan, et see suur tõus jätkub veel pikalt. Aga võib-olla nendele, kes ei tea väärismetallide hetkeseisust midagi ja tahavad natuke targemaks saada, siis vaadake ära see video, vaadake mu kanalil teisi videosi ja oletegi juba targem. Aga alustaks siis sellest, et kulla hind lööb iga päevaga ajaloo rekordeid. Kuld ei ole kunagi olnud nii kõrgel, nagu ta praegu on. Et täna hommikuse seisuga, ehk siis just kui turud avati, oli kulla hind eurodes ühe untsi kohta, siis one troy ounce, ühe untsi kulla kohta 2248 eurot. Et jah, see on ikka päris rets. Hõbeda hind täna hommikuse seisuga 27 eurot 11 senti ja terve päev on veel ees. Aga ühesõnaga, mis ma öelda tahtsin, et võib-olla inimesed arvavad siis, et mida teha, et maailmas on sõjad, maailmas on suur inflatsioon, suured keskpangad ostavad õudsalt kulda kokku praegu, mis kergitab kulla hinda veelgi ülespoole. Et mida teie siis tegema peaksite? Vaata, seda mina ei tea, mida teie teete. Aga ma võin öelda, mida mina teen. Et kui mul võimalust on, siis mina soetan juurde. Kas tahate teada ägedat fakti või? Et 92% Eesti pensionifondidest jääb alla kullatõusule. Et kui pikaajaliselt investeerida oma üleliigne raha kulda, hoida seda 10, 20, 30 aastat ja pensioniks välja võtta, siis te põhimõtteliselt kas teenite suure kasumi või jääte enam-vähem tasa, mille te sinna sisse olete pannud nende aastate peale. Aga üldiselt kuld alati ikkagi liigub ainult ülespoole. Muidugi on üles-alla liikumise kogu aeg, aga need on ainult nendele, kes on sisse-välja ostjad. Aga need, kes hoiavad pikalt, nende jaoks ei tähenda. Nemad hoiavadki pensioni jaoks. Ühesõnaga, su raha ei kaota väärtust. Aga see paber, mida iga päev juurde prinditakse, see kaotab iga päevaga väärtust. Ühesõnaga, seda tuleb ainult juurde, kes teab, võib-olla mõned rahad kaovad üldse ära. Ja nii ongi. Kui lugeda internetist inimeste arvamusi, siis kuna hetkel aktsiaturud on kõvasti kukkunud, isegi IT-põhised ja kullahinnad on järsult tõusnud ja suvi hakkab tulema, siis paljud investorid on hakanud oma aktsiaid maha müüma ja investeerima väärismetallidesse. Kindlasti igasugused aktsiainimesed võib-olla mõtlevad, et kas just oleks mõtet oma IT-aktsiaid maha müüa ja selliseid asju. Et minu arvamus isiklikult on, et kui sa oled juba saanud hea kasumi, siis müü maha. Suvel üldiselt mitte alati, aga üsna tihti hinnad langevad ja sügisel hakkavad jälle tõusma. Ühesõnaga, aga kui sind ei huvita, sul on palju üleliigset raha, siis absoluutselt tuleviku plaanis pikas perspektiivis näen mina ikkagi, et
võid vabalt neid oma IT-firmasi oma portfellis hoida, aga samuti panustaks mina praegu siiski väärismetallidesse. Eksperdid ja spekuleerijad ja igasugused inimesed interneti avarustest arvavad, et kulla hind võib jõuda üsna lähima aja jooksul, ehk siis mingi suve jooksul või selle aasta jooksul juba $3000. Tegelikult ei ole palju enam minna, kui hetkeseisuga on $2400 piir juba ületatud, et 3000-ni. Tead, sellise tõusva trendiga ei olegi enam pikk maa minna. Aga kindlasti te nüüd küsite, et ei oska, et mis mina siis tegema peaks, et kui mul on palju vaba raha ja mul ongi pikk plaan nagu raha Google'i investeerida, et kuhu ma peaks panema selle. Et mina isiklikult arvan, et kuld on väga-väga mõistlik investeering, kui te hoiategi seda pikalt. Investeering ei tähendagi mingit lühiajalist, mingit, ma ei tea, sisse-välja kargamist, mingi paanikas maha müümist ja mingi miinusega lõpetamist. Et ostke julgelt omale kulda, kas siis aktsiaturul, vahet ei ole, väärispabereid, või mida isiklikult mina teen ja mina soovitaks, oleks päris kuld. Füüsiline kuld, mida omad sina, mida sa saad iga kell oma teatud kohast võtta. Vahet ei ole, kas see on sul seifis, kuskil hoiulaekas, maa alla peidetud, kuskil kus iganes või üldse kuskil laoruumis keegi teine valvab seda. Kuigi sellist iga asjaga on omad riskid, millest me selles videos ei aruta. Aga siiski, see on teie oma, teile iga kell kätte saadav ja see on ikkagi teie vara. Te saate selle kohe kätte. Aga kui teil on see interneti avarustes, ajaloos on juhtunud palju erinevaid asju, inimesed ei saa oma asju kätte. Reaalne oht on ka see, kuna internetis need hinnad käivad üles alla küll, aga siiski, mis on kõige tähtsam, see, mis seal serverites jookseb, see koti kedagi. Reaalne asi on see, kui teil on see olemas, teil on see võtta kohe enda taskust, ükskõik kust te omate seda. Mitte teil ei ole mingi paberijupp kuskil interneti avarustes, mida reaalse ohu korral või vajaduse korral te ei saa päris kulla vastu seda vahetada võib-olla, sest kõik pangad on sulgenud ennast, näiteks mõnes sõjaolukorras näiteks, või variante on palju. Ühesõnaga, kulla hind täna hommik kell 8, €2248 untsi kohta. Et muidugi, kui te tulete täna turule, ostate, ütleme, 10 untsi kulda, aga keegi ei garanteeri ju, et kulla hind ei või nüüd järsku langeda. Aga seda ma räägingi teile, et isegi kui ta langeb, varem või hiljem ta tõuseb edasi, sest teie ju investeerite pikaajaliselt oma pensionifondi näiteks. Ühesõnaga, kes hoiab pikaajaliselt, näeb kindlasti tõusu või tasast graafikut, aga üldiselt on alati olnud ikkagi tõus. Aga jah, kes tahab praegu nüüd mõelda, et ostan ja paari nädala pärast müün maha, kui julged, miks mitte, proovi. Võib-olla saad paar sotti seal kasumit, aga samas võid ka kõvasti kahjumisse jääda. Ühesõnaga, spekuleerijate sellised, kuidas öelda, arvamused on väga kõrged. Nagu ma ütlesin, lähitulevikus juba $3000 ennustavad.
aga mida ma lugesin veel või leidsin interneti avarustest, on see, et kuna hetkel ongi maailmas sellised hullud ajad ja inflatsioon ongi igal pool ja sõjad, hirm, inimesed kardavad kolmandat maailmasõda ja nii edasi. Ukrainas käib veel sõda. Iraan ründab kogu aeg Iisraeli. Igasugused muud, seal on veel palju eri sõdasi, mis võib veel lahti minna. Et esiteks see juba paneb inimesi kulda ostma. Kõikide riikide keskpangad ostavad kulda kokku õudselt. Hiina müüb oma võlakirju ja igast asju ameeriklastele tagasi, et raha saada ja selle raha eest ostab muudkui kulda juurde. Esiteks see keskpankade kokkuostmine juba viib seda kulla hinda väga palju üles. Kuna praegu on siiski ajaloo kõrgeim kulla hind, see tähendab seda, et igal pool juba vaikselt hakatakse pasundama, et väärismetallid löövad tuld, tudemuun on ju. Et esiteks toob see juba palju inimesi turule juurde. Teiseks tähendab see seda, et mida rohkem inimesi tuleb, seda kallimaks hinnad lähevad. Sest esiteks tekib mingi hetk puudus, pikad tarneajad, inimesed tahavad rohkem, kõik tahavad natuke osa saada. See viib veelgi hinnad ülespoole. Ja kui lõppude lõpuks hakkab meedia, ma ei tea, mis iganes suhtlusportaalid, televisioon, raadio, igal pool pasundama mingist hirmust või ilmajäämisest või hulludest kasumitest või ma ei tea, mis iganes ajaloo rekorditest. Kõik tahavad ju osa saada, kõik tormavad ostma. Järsku on puudus. Pikad tarneajad, mitu kuud, võib-olla paar nädalat, inimesed ootavad, kõik maksavad üle. See viib veelgi hinna ülespoole ja mida rohkem inimesi sisse tuleb, see ainult kergitab seda kulla hinda ülespoole. Ühesõnaga, minu soovitus olekski osta siis, kui teil on võimalus. Alati kasutage selleks ainult vaba raha, ärge võtke võlgu, makske oma laenud enne ära. Ärge pange oma palka kohe sinna sisse ja kuu lõpus, kui teil on vaja söögiraha või tuleb mingi selline väljaminek, et peate kohe oma eseme maha müüma miinusega, et ärge neid vigu tehke. Et alati kasutage ainult seda raha, mida te saate kulutada, vaba raha ja kunagi ei ole õiget ega valet aega. Alati võib isegi kõige kõrgemast hinnast minna asi veel kõrgemale. Ta võib aastakümneid veel ainult tõusta, enne kui ta natuke jälle langema hakkab. Et seda ei tea kunagi. Aga ta võib ka järgmised 2 aastat nüüd trendis ainult langeda. Keegi ei tea seda. Aga kui viite ennast kurssi, jälgite graafikuid, jälgite inimeste arvamisi ja kõike muud, siis te saate natukene aimu, mida ta võib teha, kuna tasuks osta, kuna tasuks müüa. Ja võib-olla oletegi teie see inimene, kes on juba 90ndate või 2000ndate alguses ostnud kulda või veel varem. Ja nüüd ongi teie aeg pensionile minna. Ja kuna praegu on juba ajaloo kõrgem hind, siis teie olete juba, ma ei tea, 100-kordistanud oma väärtuse selle ajaga. Ühesõnaga, saate rahus pensioni nautida, saate oma suured summad välja võtta. Ja need, kes mängu alles tulemas, ärge teie heitke meelt. Tulevik on helge, ma loodan. Ja samuti pikaaegselt investeerides võite teha teie samamoodi. Rääkides hõbedast, hõbeda 1 untsi hind 27.11, nagu ma ütlesin hommikuse seisuga. Hakkab looma. Et alles hiljuti mõne nädalat tagasi oli ju
22 eurot ja niimoodi ühe untsi hind, maailmaturu hind. Et päris kiiresti on tõusnud. Ja kui mõelda sellele, et hõbe võikski lõpuks oma korrektsiooni ära teha ja minna kullale järgi, siis ja saavutada oma reaalse väärtuse, mida mina arvan, et on praegu hetkel väga-väga madal, siis, aga see on ainult minu arvamus, et siis hõbedat vast jõuab igaüks iga palgapäev kas või ühe untsi kaupa osta. Et kui üks unts on 27 euri, poehind juurde, seal 30-35 euroga vaikselt aastaid koguda, isegi see viib kaugele. Et mina isiklikult tõesti loodan ja arvan, kuigi see on ainult arvamus, et hõbe võiks ikkagi kahekordistuda järgmise dekaadi puhul, kui mitte veel kõrgemale minna. Et see oleks päris vinge. Ja kuna järgmine dekaad arvatakse siiski puhtalt IT valdkonda ka veel peale kauba, rohepöörded, igasugused päiksepaneelid, värgid, hõbedat on metsikult vaja. Kuskilt lugesin samuti, et aastaks 2030 arvatakse maailma reservist väga suurt osa hõbeda puudust, kuna nii palju kasutatakse seda tehnoloogias ja igal pool ära. Päiksepaneelid, elektriautod, akud, ravimid, meditsiin, ehted. Neid variante on nii palju, et see on parima kuradi soojusjuhitavusega või mida iganes. Seal on nii palju erinevaid asju, mida sellega teha. Et seda juba ammu ei kaevandata nii palju, kui ära kasutatakse. Ja ühesõnaga ma näen tulevikku hõbedal. Kuigi kuld on alati isa, kui teil on võimalus seda osta, samuti vaikselt niimoodi vaadake, kuidas kellelgi võimalus on ühesõnaga. Mina ostan mõlemat, kui mul on võimalus, kui mul on palju raha, ostan kulda, kui mul on natuke vähem, ostan hõbedat. Ja teinekord saab üldse hea diili või hea pakkumise, miks mitte osta mõlemat korraga. Kindlasti mõni teravama pilguga inimene nägi ära, et tegelikult mul on siin ainult 2 kuldmünti, mis on päris kullast. See münt ja see münt. See siin on mingisugune tavaline metall ja see kang või plaat, mis näeb väga kullamoodi välja, 5 grammi, tegelikult on mingisugune metall, mis on üle kullatud ja see ei olegi päris kuld. Vaadake, kuidas magnet siia kinni jääb. Nägite? Ära ei kuku. Nüüd aga vaadake päris kulla külge. See ei jää. Aga klõks. Ja samuti puhta hõbeda külge ei jää. Ühesõnaga, vaadake, et ei osta võltskulda, alati kontrollige, mul on videod olemas, kuidas seda teha. Ja nii on. See on siis üle kullatud metall, nagu öeldud sai. Gold plated on isegi kirjas. Ja, see ei ole päris kuld. Kindlasti vaata minu teisi videosi, saad ka targemaks. Ja loodan, et saite natuke aimu, mida hetkeseisuga kulda või hõbedasse investeerimine siis täpsemalt on või mis on need hinnad. Aga olge tublid, näeme juba järgmises videos. Tšau!